Meiega on ühinenud oma põnevaks kogemuslooks Kerti Kollom-Seidelberg. Palun räägi, kuidas sina oma kohanduseni jõudsid, et sa saaksid oma kodus tunda ennast turvaliselt? Kodu kohandamise teemadega olin ma varasemalt seotud oma tööalaselt küll, kui ma töötasin Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis. Ja siis juba 2000. aastate alguses linn toetas eluruumi kohandamist. Algul oli siis eelarves seal nii puuetega inimesed eraldi ja eakate eelarve nii-öelda raha oli eraldi, pärast hiljem liideti need kokku. Et teemavaldkond oli mulle tuttav varasemast ja sellest võiks ka rääkima edasi, aga ütleme, minu konkreetne kohandus on siis seotud sellega, et ma palusin Tallinna linna toetust oma kodus 2 akna ruloode paigaldamise. Kuna ma olen nägemispuudega ja minu nägemise puhul see valguse tarve on väga erinev. Seda ei ole kunagi peaaegu nii palju parasjagu, kui teda oleks vaja. Ja sellel ja küsimus ongi ikkagi selles, et ma saaksin oma kodus paremini liikuma ja toime tulla. Ja rulood, miks just nii, et minu koduaknad on lõuna poole ja terve aken on terve tuba täis laiusega. Siis kogu aeg paistib sinna ere päike ja mul on nagu oluline see, et aknast ei paistaks läbi niisugust mingeid mustreid või jutte või ruutusid või triipusid. Sest tegelikult reaalselt on mul seal toas elades nagu läheb süda pahaks. Ma tegin väga palju ettevalmistusi ise selleks, et need rulood saaksid sellised õiged, mis ei pimenda, aga samas paistaksid läbi ja muudavad toakeskkonna mahedaks. Ja et neid siis vastavalt vajadusele saaks siis reguleerida oma akente ees. Kuna siis ikkagi aknad on erimõõdulised, et siis loomulikult hoolitsesin ma selle eest, et ma saaksin ikkagi valmis mõõdetud ja paigaldatud ja õiged abivahendid oma kodu akende ette. Kas keegi oskas sulle selles protsessis nõu ka anda või pidid sa olema ise kõige suurem ekspert ainult, et mõtlesid ise välja, kuidas kõige parem oleks, nagu sa kirjeldasid? No see on ikka elus nii, et kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Mul on olemas väga hea sõbranna, tänaseks minu endine õpetaja, kes töötas Soomes nägemiskasutuse õpetajana ja tema tegeles ka kodukohandustega ja käis inimestel, peamiselt siis pimedatel ja vaegnägijatel kodu kohandamise nõu andmas. Ja tema innustas ka ja ütles, et tegelikult see on väga oluline, et ei maksa alahinnata oma vajadusi ja oma soove. Ja tema innustusel ka ikkagi selline protsess sai teoks. Et ma tõesti võtsin seda metoodiliselt väga täpselt, et ma käisin koos abistajaga poodides, vaatasin, rääkisin ka nende ruloomüüjatega, millised materjalid ja kuidas. Minu meelest ma sain isegi ühe tootenäidise koju, et ma saan nagu proovida, et kuidas see töötab erinevates valgustes. Ja pärast ma viisin selle tükki muidugi tagasi. Et mul oli see oluline see värvivalik ja heledus ja tumedus ja see ka, et kollane ei teeks nagu liiga kollaseks ja hall ei teeks liiga tumedaks ja pimedaks tuba. Et ma täiesti nii-öelda Anne Uri, minu armsa õpetaja toetusel ja iseenda praktilisel läbitegemisel ma leidsin need kõige vajalikumad, mis mulle sobisid. On sul meeles ka kuni 3 asja, et mis oli kodukohanduse juures eriti keeruline või hirmutav või?
no minu jaoks võib-olla hirmutav selles mõttes ei olnud, et kuna mul oli väga hea nõuandja, et ma nagu tajun seda teiste inimeste kogemuste najalt ka, et ikkagi hirmutav on pigem jah see, et kas ma saan asja ajamisega hästi toime. Kuidas on, millist suhtumist ma kohtan ametnikelt? Sest oma elus ma ise olen ka kuulnud lausa ütlevat inimest, et nägemispuue ei ole liikumispuue. Noh, mis on absurd täiesti. Et kui pime ei näe, inimene, kes näeb halvasti või üldse ei näe, ei leia, tema jaoks muutuvad ohuallikateks kõik libedad pinnad või see, et tuleb samamoodi käega ennast turvata ja kuskilt kinni hoida. Et siis ja minu puhul siis ka ütleme selline valguse tarbe reguleerimine. No lisaks nende ruloodele ma oma kodu ka kohandasin ikkagi muuski mõttes endale sobilikuks. Et ja see asjaajamine muidugi, see võib olla vahel takistuseks, et hirm selle eest, et kas ma olen piisavalt mõistetud, kas mind toetatakse sellel teemal, kas seda ei tajuta kui kapriisi või mingit sellist. Et hirmusid, noh, selles mõttes ei olnud, et ma olin konkreetselt näiteks oma protsessiga väga rahul, kuna siis ametnik tuli ka ikkagi koju ja vaatama ja ma rääkisin talle ja no, selgitasin inimlikult, mis see minu vajadus täpselt on. Ja ma leidsin selle neutraalse suhtumise enda suhtes, et minu algsetel hirmudel ei olnud alust. Ja bürokraatia ei olnud sinu jaoks liiga koormav? Ei olnud. Pigem oli lihtsalt mõelda välja, väga täpselt sõnastada, milleks konkreetselt see minule vajalik abivahend nagu hea on, miks see kohandus on mulle oluline, et seletada ära oma nägemise funktsioon. Et see on alati, see on ka niisugune soovitus alati, et peab nagu mõtlema, et mis on see kohandus täpselt ja kuidas see mind aitab. Jah, eks see niimoodi on, et lähedastega ka läbi arutada, et kuidas teie seda asja olete näinud. Aga siit ma läheksingi edasi, et ütle lühidalt, mis see kohandus sinu ja sinu lähedaste jaoks kõige rohkem muutnud on? On ikka muutnud palju, sest nagu ma ütlesin, et mu silmad ei talu väga järgsat valgust ja ütleme niisugune turvatunne või selline ja kohandus, mis on nagu meeldib ka, et esteetiliselt näeb hea välja, mitte mingi robustne. Et kindlasti pakub sellised turvarulood mulle turvalisust kodus ja sellist head mõnusat keskkonda, kus ma saan liikuda ja toimetada ja teha oma igapäevaseid asju. Kas ka nii, et siis lähedased peavad mingeid asju vähem tegema, et sa tunnedki ennast iseseisvamalt ja nii-öelda vajad kõrvalabi vähem? Ka nii võib öelda, et ei ole selliseid ärritajaid minu jaoks, minu silmadele. Et ma ei pea minema selleks siis teise tuppa või kuskile eraldi sobivasse ruumi veel eraldi näiteks lugema või millegagi tegelema, et see keskkond ongi minu jaoks niisugune mahe ja mõnus. Sa mõned soovitused teistele juba tõid, kes mõtlevad kodu kohandamise peale, aga võib-olla sul on veel mõningaid häid soovitusi, mille sa enda kogemusloost kaasa võtsid, mida siinkohal edasi anda? Jaa, et ma laiendaksin võib-olla tõesti seda teemat ka, et kuna ma siis ametis töötades mõnda aega puutusin kokku nende eluruumi kohandamise teemadega ja tihti ma olen saanud nagu aru, et inimesed võib-olla ei kujuta omale ette alati, et mis see kohandus on ja mis see kaasa toob endaga ja et see olude sunnil, et kui on mingid ümberehitustööd või mingid lammutustööd või asjad, et kõik see teeb müra ja kõik see teeb tolmu. See võib olla ajutiselt segadus ja sellega inimesed peab nagu vaimselt valmis olema, et see lihtsalt ongi nii.
ja vahel tuleb leppida, et mõni töö ei saa õigeks ajaks valmis või piisavalt nii kiiresti, kui on. Aga samas see väärib asja ajamist ja väärib tegemist. Ja millest ka ma olen aru saanud, et kohandused ei ole alati tingimata väga kallid. Et on võimalik funktsioone nii-öelda parandada ja korrigeerida ja parendada just lihtsate lahendustega. Eriti hinge mul on jäänud tegelikult need sellised dušikuudid või kabiinid, kuhu siis inimesed arvavad, et ma võtan selle ja siis ma küsin kohale, et kuidas sa saad sinna sisse astuda, kuidas sa saad sealt välja tulla, kui uksed käivad kinni, kas sa suudad neid lahti avada, sulgeda, kas sa suudad hoolitseda, et see kõik vajavad mingit spetsiaalset hoolitsust. Et võib-olla ei ole see kõige parem lahendus, et on soodsamaid. Teisel teemal muidugi, et ma selle kodukohanduse valdkonna ma võtaksin 2 peamisse punkti on see, et eluruumi kohandamine või üldse need võimalused ja kuidas seda teha saab lihtsalt ja geniaalselt, aga samas täites neid funktsioone ja kes annab seda nõu, seda head nõu, et nõustamise osa ja teine osa on siis toetuse saamine omavalitsuselt juhul, kui inimene seda toetust vajab. Et need on 2 põhilist asja. 3. ma liidaksin siia juurde, on ka kaasata hea meelega füsioterapeute, tegevusterapeute, kes konkreetse inimese puhul hindab ära inimese võimekuse, kas jalg tõuseb, kas käsi tõuseb, kas on insuldi tagajärjel mingil muul probleemiga, mis probleemid inimesel on, kuidas ta suudab funktsioneerida. Siis ta pakub sinna juurde just neid ka abivahendeid ja pakub siis juurde, et kas siis milline see kodukohandus täpselt on, kas see tähendab alati vanni maha lõhkumist või on see mingisugune muu võimalus leitakse pesemise lahendamiseks näiteks. Et kuna ma igapäevaselt töötan haiglas siis ja taastusravikliinikus, et siis minu jaoks on eriti need kodukohandamise teemad on väga südamelähedased. Jah, mõistan sind väga hästi, et kui sa oled rehabilitatsioonil leidnud üles enda julguse ennast teostada ja midagi teha ja lähed siis koju, kus sa tunned ennast vangis ja sul ei ole ohutu, et siis võib ju motivatsioon alla minna ja sinu soovitustest võib-olla eraldi just võtan kaasa või rõhutaks üle siis selle soovituse julgeda abi küsida ja ka see, et kui alguses me kõik soovime, et kiiresti läheks paremaks, et siis tegelikult alguses tuleb ju asju välja lõhkuda, tuleb palju tolmu, seda võib olla psühholoogiliselt raske taluda, nii et võib-olla tõesti siis füsioterapeutide ja kohandusspetsialistide kõrval julgelt ka psühholoogilist abi küsida, kui on tunne, et mul on natukene raske seda vahepealset tohuvapohu ja olukorda välja kannatada, et läheb paremaks ja pärast on julgem ja turvalisem ja mõnusam oma kodus olla. Jaa, absoluutselt, sest meil on ju olemas ise neid inimesi ka, kes on kogemusnõustajaks õppinud, kes saavad toetada ja abistada ja kes on reaalselt need teekonnad läbi käinud, et julgustan oma elukeskkonda muutma, parandama, et elu ei ole ju virelemise jaoks, vaid ikka mõnusaks toimetulekuks. Just, ja kui tõesti põrkute kokku sellise bürokraatiaga, kus alguses öeldakse ei, ärge siis andke alla, kogemusnõustajad ja teised spetsialistid tulevad appi, eks ju, ja ikkagi väga oluline on, et hea tundega tõusete hommikul üles ja lähete õhtul magama. Just nii.